Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Põhja-Itaalias käies kurtsin ma, et ei saanud saksa ega itaaliakeelsetest viitadest aru. Soovitati mul siis kasutada Androidi äppi Google Lens. Aga lisaks tekstituvastusele on sellel ka huvitav featuur tuvastada pilte ja kohti ja inimesi. Loomulikult ei kasutada inimeste tuvastamisel inimese biomeetriat, vaid võrdleb pilte ning kui leiab sarnase pildi internetist, siis ka näitab seda. Kuna on valimiste aeg, siis otsustasin Google Lensi kasutada meie armsate poliitikute peal. Nimelt Sõpruse puiestee ääres on neid plakateid päris palju, mida pildistasin. Lõikasin välja nimed ja kandidaatide numbrid, et see ei hõlbustaks kuidagi Google Lensi. Ja järgnevalt vaatamegi, kuidas tulemus välja tuli. Järgnevalt söödan ette siis 18 poliitiku pildid ja vaatan, mida Google Lens siis arvab, kas tunneb ära või mitte. Siin ei ole. Ohoo, siin on esimene vastaja ja täitsa õige. Siin on kahjuks vale. Veel üks õige vastan. Nii, siin kahjuks on natuke vale ikkagi. No nii, siin on ka õige. Siin on vale. No nii, siin on ka tulemus olemas. Nagu näha, kõige paremini ei läinud. 18 kandidaadist ainult 4 leidis õige vasta. Loodetavasti teie teadsite rohkem nimepidi, kellega siis tegu oli. Samas selle Google Lensiga oli huvitav see, et kui andsin viimase poliitiku originaalpildi, mille ma tegin ette, siis natuke seda kohendades leidis ta õige vasta üles küll. Nii et võta see kinni nüüd, mis see talle nüüd meeldib ja mis mitte. Aga eks mu videoloo üks tagamõte oli ka, et minge ikka valima. Kui teie ei otsusta, kes siis muu? Minu poolt siit aga kõik ja näeme õues. Nii, teeme ühe katse veel, proovime ühe poliitikuga veel. Ohoo, lipsud. No jah, poliitikud kahjuks ära ei tundnud.